Baltimaade suurima disainifestivali disainiöö põhifookuseks on sellel aastal mõte disain kõigile. Nädalapikkune disainiöö, mida külastab igal aastal üle 10 000 huvilise nii Eestis kui ka välismaalt, on avanud oma uksed taas tööstushõngulises Krulli kvartalis. Festival tutvustab Eesti ja teiste riikide disainerite saavutusi. Siinpool me näeme näitust, mille on toonud meile Norra. Norras on disaini- ja arhitektuuriüksus, mis töötab valitsuse juures, et luua ligipääsetavaid keskkondi nii looduses kui näiteks haiglates. Siinpool näeme Poola projekti, mis on siis mõeldud lastele ja on kaasatud lapsi, et tänapäeva disainis ongi nii, et kui sa midagi teed, sa alati kaasad neid, kellel sa teed, sest et sina oma kontorivaikuses ei saa iial teada, mida üks laps tahab teada ja sellepärast sa lähedki laste juurde, lased neil nende loovusel lennata ja valmivad keskkonnad, kus lapsed ennast hästi tunnevad. Seal me näeme näitust, selle nimi on Arts Fred, see on aastaid juba olnud meie oluline osa festivalil, kus noored üle maailma disaini lõpetanud laevad üles oma lõputööd ja meie valime siis sealt välja need tööd, mis vastavad meie disaini teemale, nii et seal on noorte töid just, mis räägivad kaasavast disainist, universaaldisainist ja mõned on toonud ka näiteid kaasa. Ja iga-aastane meie alaline kaaslane plakatinäitus, see on Haapsalu graafilise disaini plakatinäitus, selle kord see teema nimi on Paradoks. Väljas on siin Pallas, Haapsalu kolledž, siis Viljandi Akadeemia ja EKA väljapanek, kus on siis räägitud projektist Upmade in Kenya ja siis üldse siis ringdisaini põhimõtetel valminud huvitavaid tooteid. Kogu see tekstiil tegelikult pärineb Rivateksi tekstiilitehasest ja nad soovisid väljundit nende jääktekstiilile. Ja nõnda siis sündiski kogu nendest jääkidest erinevad tooted siin, mis on näha, on nii rõivaid, on funktsionaalseid kodutarbeesemeid, et siin mul on enda tööd ka väljas. Sama printsiip oli ristkülikukujuline, aga kuidas teha ristkülikukujulisest asjast väikseid esemeid, pinalid, siis käekotid ja suurendades seda kohe kotttoolile siin taga, et tegelikult et sama printsiibiga ja see on ka nõnda lihtne, saab palju tooteid teha. Disainiöö väliala kureerib Eesti Maastikuarhitektide Liit, kes on loonud tööstusalale nauditava välisruumi. Tehase ruumes aga on erinevaid ja väga eriilmelisi väljapanekuid tõesti väga palju, millest leiab inspiratsiooni nii vana kui noor. Mulle meeldib võib-olla isegi see taaskasutus kõige rohkem, sest mina olen ju selleaadne inimene, et kui ma lõpetasin algkooli, ma lootsin, ma saan uue kleidi, mul tehti tädi vana kleit uueks. Ja seda on tegelikult päris kena vaadata, kuidas need värvikirevad riided on. Väga kena, sest et miks peaks selle ära viskama, kui on. Aga see nõuab visadust ja näputööd, et meie tänapäeva inimesed suurem jagu sellega ei tegele. No igal juhul ringdisain selles mõttes, et see lihtsalt on nagu absurdne visata ära sellises koguses tekstiilmaterjale tootmisjääkidena. Ma olen ise ka tekstiilitudeng, küll mitte EKA-s, nii et mu silm lihtsalt peatub sellel paratamatult. Tippaeg külastada disainiööd pole sugugi mitte nädalavahetusel, elu keeb siin ka argipäevil. Tippaeg on kogu aeg, sest selle kogu territooriumi peal on maastikuarhitektuuride väljapanek. Siin on võimalus rattaga sõita, siit samast ratast saada ja juhatatakse nendesse kohtadesse, kus disainiöö on varem ka toimunud teistes tööstusruumides. Nii et siin on kogu aeg midagi teha.